järjekordne postitus siis viisa teemal ja absoluutne mitte lemmik on meil Hiina. Hiina meid ei armasta, me ei armasta taga. Et Ho Chi Minhi jõudes oli kõige tähtsam plaan meil hankida Hiina viisa, sest et see viisa, mis me Eestist saime, see sai otsa, kui me Hongkongis käisime, sest et Hongkongi ja maismaa vahel on vähe teistsugused viisareeglid, millest me ilmselgelt varem ei teadnud, kui Eestis viisa taotlesime. Nii et sinna see kõik meil läks ja nüüd tuleb üks ühekordne veel juurde võtta. Ja siis vaatasimegi järgi, kus saatkond asub Saigonis ja mis kell ta avatud on. Mina vaatasin. Ja mina ei vaadanud midagi. Ma lihtsalt lonkisin järgi, sest õues oli 32 kraadi kuuma ja see oli avatud kuni kella 12 interneti järgi. Ja kodulehe järgi. Ja olime siis 12 nagu õiged mehed kunagi saatkonnas, mis oli muidugi kinni, sest nad ilmselt otsustasid selle varem sulgeda. Okei, läksime järgmine päev uuesti, siis juba mingi kell 9 hommikul ja täitsime selle pika ankeedi ära, see on 4 lehekülge. Igasuguseid debiilsusi. Küsivad igasuguseid totrusi ja igasuguseid kuupäevi ja ma ei tea, jumal teab mida. Ja kõige suurem selline nagu probleem ongi see, et me oleme nagu ühe korra selle ankeedi täitnud juba. Ega mina ei mäleta, mis ma esimest korda sinna kirjutasin esimest korda nagu hästi püüdlikult ja ütleme ausalt, ma tuletasin ja mõtlesin välja igasugused kuupäevi seal, kus ma kuskil viibinud olen. Ja kui ma nüüd teist korda hakkan seda tegema, ega mul ei ole meeles, mis seal nagu varem kirjas oli, et see natukene peab muretsema, et äkki vennad võrdlevad ja hakkavad kahtlustama, et mingi häma on. Ja siis andsime oma taotlused asjad ära ja see naine oli nii, et ei, et meil on vaja veel hotelli reserveerimiskinnitus. Passikoopeid oli veel vaja, et nad ise ei teinud seal. Ja siis üks asi... Ja lennupiletid olid ka. Okei, siis meil oli veel natukene aega järgi ja jooksime... Panga väljavõte. See tuli pärast. Jaa, okei, aga nad tahavad raha seisma. Aga rutta sündmustes ette. Ja leidsime siis ühe suurema hotelli, et saime seal all lobis siis välja printida omad piletid. Meil olid ju piletid olemas Pekingist tagasi Euroopasse ja need on ka makstud ja nendega korras. Ja jõudsime ilusti ka tagasi, andsime uuesti oma taotlused sisse ja siis need võeti vastu. Saatkond pandi juba kinni, me ootasime ikka seal... Olime viimased, jah? Jah, eestlased on ikka viimased. Öeldi, et kuulge, et istuge siin, oodake, tuled kustut ära ja siis me seal passisime. Vaatasime, kell hakkab juba 12 saama, et juba saatkond on kinni, turvamees läks ära ja kõik värgid. Ja siis tuli mingi naine kuskilt tagaruumist ja kutsus meid... Mingi ülemus ju siis või juhataja või mingi asi. Ja kutsus meid siukse pisikesse ruumi, kus oli laud ja 4 tooli ja siis oli see legendaarne valgustilaes. Ehk siis ülekuulamisruum on see. Ja põhiküsimus oli ikkagi, et miks te lähete Hiinasse? Et te ju käisite seal, miks te uuesti peate minema? Et miks te lähete veel 4 päevaks sinna? Et mis te teete 4 päeva? Siis me ütlesimegi, et päevad me sisustame siis nagu turismiga, käime, tutvume linnaga, vaatamisväärused ja nii edasi. Aga see peamine põhjus on ikkagi see, et meil on lennupiletid on Pekingist Brüsselis ja sealt edasi koju. Et koju sõit hakkab meil Pekingist ikkagi. Ja ta ei saanud aru, ta lihtsalt ei saanud aru. Inimene lihtsalt ei saanud aru, tal olid kõik paberid, kõik piletid laua peal. Ja seletasin 2 korda, 3. korral ma juba lihtsalt näitasin näpuga talle täpselt paberitest, et kuupäevad, kellaajad, et me peame seal olema ja miks me oleme 2 päeva seal ühes linnas ja siis oleme päevakese teises linnas, et see on ju kõik sõltuvuses lennupiletite hindadest, et 1 päev on odav, teine päev on juba 2 korda kallim, et me olemegi niimoodi planeerinud, et siis me saame ka paar päeva mõnes linnas olla ja natukene veel aega sisustada. Ja siis lõpuks oli see, et kuna meil ei olnud ankeedi vahel panga väljavõtet,
mida esimest korda Tallinnas üldse ei nõutudki. Kuigi me teadsime, et võib vaja minna, aga seda ei küsitud ja siis ma olingi nagu hämmingus, et miks nad nüüd seda tahavad, kui me oleme nii-öelda juba siis ühe korra juba läbinud selle kontrolli või kuidagi. Ja siis ta ütles meile viisakat nägemist. Ja tore on veel see, et mul on pangas nagu mingi 0 eurot, sest ma jätsin oma pangakaardi kogemata koju ja ma saatsin kogu oma raha Steni arvele. Ja nüüd ta peab uuesti mulle selle tagasi saatma, et ma saaks selle lihtsalt selle tobeda paberi välja printida ja siis ma saadan talle uuesti selle tagasi. Et no thank God, et vähemalt teenustasu on 0, et muidu peaks lihtsalt nagu mingit eurosenti sinna alla matma. Aga me ei ole nagu, mis tahtsid öelda veel? Enam ei ole nagu nördinud, aga ütleme nii, et esimene päev, kui me sinna hiljaks jäime sinna saatkonda, siis me olime pettunud. Ja teine päev me olime ikka pool päeva ikka päris löödud, et mul oli kindel soov, et saaks avalduse sisse anda ja me saaks rahulikult seal Ho Chi Minhis veel ringi vaadata ja aega parajaks teha nii kaua, kui viisa kätte saab, aga peale seda jama meil viskas koppa ette ja me mõtlesimegi, et teeme selle Mekongi tuuri ära 2 päeva ja siis lähme edasi Kambodžasse. Ja proovime Bangkokis uuesti seda Hiina viisat siis taodelda, et loodame, et seal läheb paremini. No meil on nüüd kõik ettevalmistus tehtud ja ankeet on juba täidetud ja pildid on kleebitud. Et vabalt me võime varsti juba kodanikeks saada, et pole üldse probleemi. Nüüd on kõik on tehtud. Ja neile ja veel lisaks, et neile ei kõlvanud absoluutselt mitte mingi nii-öelda välja valitud hotell. Me ütlesime, et meil on välja valitud, aga meil on nagu maksmata, et nemad kategooriliselt väitsid, et peab olema makstud ja kinnitatud ja kõik peab olema 100%. Nad tahavad nii kindlad olla, et kui sa riiki lähed, siis nad teavad, kus sa oled ja millal sa sealt ära lähed, et mingit sellist lahtiste otstega asja seal ei saa olla. Nii et ma ei kujuta ette, miks nad nii kardavad, et kas ma lähen sinna vabrikusse tööle äkki, et... Ma arvan küll, jah. Ma praegu teengi magistrikraadi, et minna õmblejaks Hiinasse. Ja, võtke võib-olla Jaanika pärast on see jama, et nad teavad tema tausta ja... Nii on. Nii et õppige sellest. Jah.